14. eluaastat jättis igasugune organiseeritud sportlik tegevus mind külmemaks kui Eesti 2 suve kuumus. Veelgi vähem paelus mind televiisori vahendusel spordivõistluste jälgimine. Murrang selles osas toimus 2006. aastal ja täpsemalt öeldes kevadel, kui mu lapsepõlve parim sõber kutsus mind oma isa poolt vast loodud maadlusklubisse Leo treeningutele. Õnneks või kahjuks ma kaua seal koos sõbraga vastu ei pidanud, ainult 3 kuud ehk siis suveni. 2006. aasta sügisel oli käsil 4. klassi alustamine, kui Pärnu Koidula gümnaasiumisse tuli uueks kehalise kasvatuse õpetajaks tööle Pärnu aerutamisklubi treener Tiina Hodakov. Ei läinudki kaua, kuni pool klassikaaslastest oli juba aerutamistreeningutele meeritud, kaasa arvatud ka mina. Ka siis kahjuks ei olnud algus palju lubav. 2 nädalast mulle piisas, et ma oma treeningud aerutamisvaldkonnas lõpetaksin ning pärast seda tuli mitmekuuline spordipaus. Muidugi põhjuseks olid siis aeroobsed jooksutreeningud. Olin sellel hetkel äärmiselt nõrk ja võib öelda, et vihkasin igasugust aeroobset tegevust. Aga ühel hetkel siiski taipasin, et see punt, mis seal Pärnu aerutamisklubis on niivõrd lahe ja võtsin julguse kokku ja küsisin oma kehalise kasvatuse õpetajalt tunnis, et kas ma tohin treeningutega uuesti liituda. Muidugi olime hästi tagasihoidlik tol hetkel ja küsisin seda suure hirmuga, austusest õpetaja treeneri vastu. Ja mõistagi oli vastus, et ikka tohin liituda treeningpundiga. Esimene teadlik treeningaasta oli tagantjärele mõeldes naljategemise aasta, kus ma asja ülemõistuse tõsiselt ei võtnud. Kohusetundest käisin pigem enamus treeningut kohal. Iseasi on see, kui suur oli kasutegur minu tegevustel. Nagu öeldud, ei olnud mul väikese ülekaalulise poisikesena mis tahes aeroobne tegevus just lemmik. Seega sai jooksutiirudel pigem alati varem tagasi keeratud või vabandusega, et emal tulevad homme sõbrannad külla ja ma ei saa homme trenni tulla aeroobsetes treeningutes kõrvale hiilitud. 2007. aastal oli minu võimekus juba märkimisväärselt tõusnud. Esimesed ümberminekud süstaga olid üle elatud aprillikuus ja paar kilogi oli oma kehamassist maha lahutatud, mis pani siiski treenerile pähe mõtte, et mind kanuu peale edasi suunata. Kusjuures esimese 2 kuuga sain sõidu niivõrd palju selgeks, et D-vanuseklassis tulin juba 200 meetri ühekanuul ajaga 1.45. Praegu sõidan umbes 41 sekundit Pärnu karikavõistluse võitjaks. Stardis oli meid kokku 3 ja selle võidetud kullaga sai seatud endale edasised eesmärgid, tippsport. 2007. aasta sügisest olen pidanud treeningpäevikuid ja võtnud treeninguid iga aasta edasi üha tõsisemalt ja tõsisemalt. Selle tagajärjel kasvasin ma eranditult kõigist oma lapsepõlve sõpradest kahjuks lahku. Õnneks on aerutamine andnud mulle kõike kuhjaga tagasi ja muutunud ühe äärmiselt tagasihoidliku ja viletsa vormiga poisi liiga enesekindlaks ja rahuldava vormiga mehe hakatiseks. Olen jõudnud spordis ära teha veel üsna vähe, küll aga olen võitnud oma esimesed Eesti meistrivõistluste tiitlid, teinud oma tiitlivõistluste debüüdi nii noortes, juuniorides kui ka täiskasvanute klassis. Olen loonud esimesed rahvusvahelised sõprussidemed ja mis kõige tähtsam, olen oma sõpradele ja perele pakkunud meeldejäävaid emotsioone. Seni, kuni me ei ole enesega rahul, oleme me võimelised oma piire üha kaugemale lükkama. Mina ei ole rahul.